Tere õhtust, Tre raadio kuulajad, kell on saanud 19.02, mis tähendab seda, et soovisaade on käima läinud ja Siim Pohlak on siin ning mitte üksinda. Meil on täna külas Norman Salumäe ansamblist August Hunt. Tere, Norman! Tere, tere! Nii, sind toob siia siis teie ansambel ja selle ansambli uus plaat, et äkki sa räägid ansamblist August Hunt meie kuulajatele natukene, mis bänd see on ja kust tulete? No, August Hunt on tegutsenud 2,5 aastat ja alguses saime me kõik oleme tallinlased. Ja ei ole. Nüüd tuleb meelde kohe, meil on bassimees on Hiiumaalt. Nii et, ja teised ka ei ole. Tead, ma täitsa ikka valesti ütlesin sulle praegu. Aga lõpuks oled kõik Tallinnasse kokku sattunud igatahes, et see on õige. Ja, ei seda küll. Kõik elavad Tallinnas. Nii et nii see on. Aga August Hunt on selline, kuidas ma ütlen sulle, pop-rocki, natuke alternatiivi viljelev bänd. Ja siin viimane lugu on siuke diskofiiliga lugu. Ja teeme sellist mõnusat muusikat. Aga bändi nimi, kui mina seda esimest korda kuulsin, mina mõtlesin, kui tegemist on kellegi solistiga, et August Hunt. Et kus see nimi? No see on selline fiktiivne väljamõeldud tegelane justkui. Ehk siis ütleme nii, et see ongi esineja nimi. Aga jah, mina peitun selle taga lauljana ja minu kaaskannatajad instrumentidel. Palju teid bändis kokku on, kui suur on ansambel August Hunt? Ansambel August Hunt on täpselt 5-liikmeline, pluss sinna hulka kuuluvad ka 2 backilauljat ja meie oma superhelimees. Ja superhelimehest rääkides, siis räägid äkki natuke esinemistest ka, et kus teid näha võib lähiajal, et Sauel olete veebruaris, 16. veebruar. See on mingi kinnine üritus või Saue gümnaasiumi noortele või kuidas sellega on? Ma just tegin enda nii-öelda kitarrist-managerile kõne. Nad on ilusti proovis praegu, kuhu mina siis ka varsti kohe liitun. Ja Mirko ütles mulle, et mulle ka vastuse võlgu, et kas on kinnine üritus või mitte, aga kes Sauelt on, eks siis ma arvan, et uurige välja, kui huvi tekib. Aga ma arvan, et kontserditest muidu veel rääkides, siis kindlasti lähiajal veebruari alguses kõikides võimalikes ETV saadetes ringvaated, siis see hommikusaade ja Eesti Laul, kus me ilusti kandideerisime, saime poolfinaali, loodame, et ka finaali. Et olete valmis Eurovisioonile ka minema, kui selline võimalus tekib, et kuidas see teie bändi imagoga kokku käib? Ma mäletan, käisin ühel intervjuul ja siis Koit Raudsepp ütles hästi, et kui pakutatakse, siis kindlasti pakutame. Nii et loodame ja soovime teile edu seal, aga kuulame vahepeal ühe Tere raadio soovisaade on tagasi ja endiselt on stuudios inimesed või inimene ansamblist August Hunt. Ja räägime siis veel sellest loost oma rahvale, et kuidas, mismoodi selline laul sündib, mismoodi üldse lood sünnivad, et sa natuke mulle siin rääkisid juba eetriväliselt, aga lubasid pikemalt rääkida koos kuulajatega. Jah, muidu sul ei ole enam üllatus, või mis üllatus, huvitav ei ole. Aga jah, meil on niimoodi lahedad suvel, et me sõidame ilusti bändilaagrisse ära Hiiumaale, võtame oma kodinad kaasa. Meil on 2 maja. Ühes on meil üks tore naisterahvas, kes teeb meile kogu aeg süüa hommikul, lõuna, õhtu, kes hoolitseb meie eest ja siis meie käime seal teises majas aktiivselt proovi tegemas. Ja see lugu konkreetselt sündis niimoodi, et mäletan, see oli kuskil poole laagri peal. Ja päev oli otsa lõppemas ja õhtusöögil juba kutsuti ja kõik olid juba väsinud. Aga siis ma ütlesin, et teeme ikka veel ühe loo, et miks mitte, et äkki tuleb midagi suurt ja et tavaliselt tuleb niimoodi, kui ikka on väsinud, siis tuleb sükast midagi hästi mõnusat. Ja nii ta tuligi ja vaikselt hakkas välja koorma, alguses oli selline 8-9 minutiline lugu, siis me pidime seda kõvasti kärpima, et nii-öelda sükseks konstruktsiooni ehitama ja see lugu tuli, et algusest peale oli seal selline ütleme nii, et meie jaoks oli rahvalik hing sees ja ütleme nii, et pooled sõnad olid kohe algusest olemas ja siis need pooled lisandusid pärast sõnade kirjutamisel, et kuidagi hästi loomulikult tuli.
Ja tõesti on kuuldud, et vägeva teosega on tegemist, võiks nii öelda. Aga räägime veel sellest plaadist ka, et kas sul endal on ka lemmiklugu selle plaadi peal olemas? Milline on nendest 13. palast või 12. täpsemalt? Ma arvan, et see kindlasti, mida me just kuulasime, see on üks minu suuri lemmikuid. Sellega ma olen tihti peale autos sõitnud niimoodi, et ma olen pannud kõlarit täitsa ikka põhja, nii et vahel endalgi hakkab autost kahju, et äkki ei tohiks niimoodi piinata teda, aga mis mulle veel meeldib? Mulle meeldib lugu Tunned leeki sealt pealt ja siis veel Silmad vees. Need on ka sellised minu jaoks vähe tiibumad, mille sõnadega ma rohkem sepitsenud ja vokaalidega ja et meeldib. Okei, aga räägi nüüd kõik, kes meid kuulavad, kelle tekkis huvi teie bändi vastu, et kust kohast infot internetist võiks leida, koduleht, Facebook? No, ütleme nii, et tänapäeval vist on peaaegu igal bändil on koduleht, ongi Facebookis, aga ei, tegelikult meil on olemas augusthunt.ee ka, aga seal on igale poole viited, nii et kõige targem äkki ongi minna lihtsalt kohe Facebooki lehele ja saadki kogu info kätte, kus me esineme, mis meil tuleb, täname inimesi, mida kõike sealt võib leida. Nii et minge otsige üles Facebookist August Hunt täpselt niimoodi, nagu kuulete, aga küsime siis selle loo kohta, mis teil hetkel kõige rohkem laineid lööb. Tantsulõvi, et see lugu erineb teistest nagu tegelikult peaaegu, et võiks öelda totaalselt, et ma võib-olla liiga ei tee, aga kust sellise loo jaoks inspiratsioon tuli? Ta on jah selle albumi esimene lugu ja ütleme nii, et midagi väga huvitavat uut ma ei oskagi rääkida, kui seda, et oli kõige viimane õhtu ja kõige viimasel õhtul siis tuligi selline laine peale, tegime mingi rockiloo, aga see väga ei toiminud. Siis ma ütlesin puht naljaga, et poisid, proovime diskovõtmes teha. Siis tegime ühe korra selle täpselt samamoodi diskovõtmes läbi. Kõik natuke midagi muutsid oma pillimängus ja asi kuidagi nii väga toimis, et pärast terve tagasitee me kuulasime seda ühte sama lindistust. Et väga mõnus oli. Tõesti kummituma jääva looga on tegemist, et ühe korra kuuled, seda käib sul peas ringi ratast lihtsalt. Aga Norman, suur aitäh, et sa tulla said ja mina usun, et ansamblist August Hunt kuulete te veel kindlasti väga palju, nagu nende plaadi nimi ütleb. Meie aeg on käes. Absoluutselt. Tre raadios siis August Hunt ja nende lugu Tantsulõvi. Otsige Facebookist August Hunt üles, otsige Tre raadiot ka ja oma soovilood tervitused pange teele www.treradio.ee